volikogu värinad. See on diagnoos, kes on pildil, kes on udus, kellel ajukahjustus. Protsendid hüplevad kui kirbud tsirkuses ja Märt on ainus mees, kes näeb siin selget sihti ees. Tere taas, head volikogu värinate kuulajad. On mai keskpaik, Kristen Michali valitsus toimetab ja meie vaatame koos Märdiga värskeid Riigikogu reitinguid. Märt, tere tulemast! Mis sul neist täna hommikul avaldatud numbritest esimesena silma hakkas? Liina, esimene ja kõige ilmselgem tähelepanek on see, kuidas need värsked andmepunktid järjekordselt valideerivad minu mudeleid poliitilise süsteemi, ütleme, kroonilisest ebaadekvaatsusest. See härra Michali vähemuskonstruktsioon, mis ennast valitsuseks nimetab, see ei ole mingi ootamatus. See on statistiliselt möödapääsmatu järelm. Loogiline. Märt, teie mudelite eksimatuseni me kindlasti veel jõuame ja selle poliitilise olukorra paratamatu lagunemiseni samuti. Aga vaataks enne korraks neid värskeid numbreid, jah? See Norstati 4 nädala koondseis 11 mai. Mis see meile siis näitas, alustades suurimast toetusest? Numbrid. Jah, nagu surnuaial hauakivide inventuur. Aga olgu, 11 mai, 4 nädala agregaat, Norstat. Kõige populaarsem, kui seda groteskset terminit siin üldse kasutada saab, oli Isamaa, 27,4%. Järgnesid Keskerakond, 16,7%, siis Reformierakond, 16,4%, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, edaspidi EKRE, 15,9%, sotsiaaldemokraadid, 12,2% ja siis see huvitavam osa ehk parempoolsed, enää imet, 5,6% ja Eesti 200 oma 2,7%. Pakub see kosmeetiline loetelu teile mingit sügavamat rahuldust, enne kui me tegelike mustrite juurde asume? Peatavat rahuldust ikka, Märt. Aga liigume siis nende mustrite juurde. Kui me neid 4 nädala koondtulemusi võrdleme kuu aja taguse seisuga, keda me näeme tõusmas või langemas? Tõusjad ja langejad. Minu andmevood näitavad Reformierakonna jätkuvat optimeerimist allapoole. -2,3%. Teate, see sarnaneb Vana-Rooma akveduktiga, millesse on tekkinud väikesed, kuid pidevad praod. Esialgu immitseb, siis nive, lõpuks variseb kogu struktuur. Idavedude ja maksutõusude kumulatiivne erosioon. Ja siis Sotsiaaldemokraatlik erakond, edaspidi sotsiaaldemokraadid, pluss 2%. Opositsiooni magus nektar. Ühed pillavad hääli, teised ummardavad ja korjavad. Ei midagi fundamentaalselt uut minu mudelite jaoks. Nii et Reformierakond jätkab langust ja sotsiaaldemokraadid tõusu. Kas aga värskemad 1 nädala numbrid näitavad samu trende või on seal märke näiteks Reformierakonna põrgele või Eesti 200 madalseisu südenemisele? See 1 nädala värskus. Justkui püüaksime ennustada kogu järgmise sajandi kliimat üheainsa liblika tiivalöögist Hiinas. Aga mängima kaasa. Reformierakond, jah, pluss 2% nädalaga. See on nagu see Caligula katse teha oma hobune konsuliks. Suurejooneline žest, mis varjab fundamentaalset ebaefektiivsust. Tõenäolisemalt statistiline müra. Ja Eesti 200, jah, 1,5%. See on juba allpool igasugust statistiliselt arvestatavat piiri. Nende trajektoor meenutab mulle keskaegseid alkeemikuid otsimas filosoofia kivi. Lõputu, lootusetu püüd. Siin ei ole enam süvenemist, siin on lõppmängu avamäng. Minu andmeridadest on nad peaaegu kustunud. Oi jah, Caligula hobused ja alkeemikud. Märt, kas teie mudelid ka ennustavad, millal meil siin stuudios mõni lemmikloom konsuliks pürgima hakkab? Aga vaatame Isamaad.
nende 27,4%. Mis teie analüüs näitab, mis selle edu taga on? Jüri Ratase efekt või midagi sügavamat? 27,4 pealispind. Minu mudelid uuristavad sügavamale. Ja mida nad näitavad? Vaakumefekt. Teiste, eriti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna implosioon on tekitanud tühimiku. Härra Ratase efekt. Minu algoritmid hindavad tema personaalset gravitatsioonivälja piisavaks, et teatud hulk triivima läinud hääli ajutiselt enda orbiidile tõmmata. Aga kas see on sügav nihe? Ma kahtlen sügavalt. Pigem konjunktuurne fenomen, mida toidab teiste süsteemne ebaefektiivsus. Ja see vaakum on osaliselt tekkinud Reformierakonna arvelt, eks? Neil 16,4%, Keskerakonnastki maas. Mida räägib teie mudel sellest pikast madalseisust ja viimase nädala väikesest värinast, nagu te seda nimetasite? Nii, teie värin, Liina. See on statistiline fluktuatsioon, surnud kassi põrge, kui lubate. Peaministri vahetus võis tekitada hetkelise infomüra, aga varasemad otsused, idaveod, maksutõusud, need on jätnud sügava jälje. See on nagu Sokrates oleks äkki avastanud, et tema jüngrid on kõik Diogenese tünni juurde kolinud, sest seal tundub autentsem. Erakond on kaotanud oma filosoofilise kodubaasi, eriti kõrgharidusega valijate seas. See on intellektuaalne pankrott. Sokratese jüngrid Diogenese tünni juures. See on tõepoolest huvitav pilt. Aga fakt on, et Reformierakond on napilt, aga siiski Keskerakonna selja taga. Keskerakonnal 16,7%. Nende toetus tundub sisesele ebastabiilsusele vaatamata püsiv. Mis neid vee peal hoiab? Noh, 16,7. Keskerakond, see on Potjomkini küla. Fassaad püsib veel. Seda toestavad peamiselt muukeelsed valijad, kes klammerduvad harjumuspärase külge. Aga härra Kõlvarti esimeheks saamine ja need deserteerumised on struktuuri muutnud ohtlikult hõredaks. Eestikeelse valija usaldus on praktiliselt aurustunud. Nende stabiilsus on optiline illusioon, pikaleveninud agoonia. Potjomkini küla ja agoonia. Edasi EKRE 15,9%. Mis neid paigal hoiab ja takistab näiteks Isamaa kandadele astumast? EKRE. Nemad on nagu see Preisi Friedrich Wilhelm I, dogmaatiline, kohati jõhker oma spetsiifilises nišis. Minu mudelid näitavad, et nende toetus on saavutanud platoo, nende demograafiline kindlus. Sinise Äratuse lahkumine, modelleeritav kadu. Isamaad ohustada. Selleks vajaksid nad kütust, mida nende praegune ideoloogiline kolle põletada ei suuda ilma enda kindlust ohustamata. Mõneti ratsionaalne. Nüüd sotsiaaldemokraadid, teie mainitud poliitiline korilus. 12,2%, tõusnud 2% võrra. Mille arvelt või toel nemad seda saaki nupivad? Opositsiooni roll. Sotsiaaldemokraadid on praegu need, kes nopivad üles pudemeid Reformierakonna lekkivast akveduktist ja Eesti 200 jätkuvast alkeemilisest eksperimendist. Kohendan onematut lipsu ja täpsustan, see ei ole nende enda tugevus, kuivõrd teiste monumentaalne oskus valijaid pettuma panna. Eelkõige nooremad ja kõrgemalt haritud, kes on pettunud uues poliitikas või kindlates kätes ja otsivad midagi, mis tunduks teistsugune. See on nagu see keskaegne tantsuhullus, hetkeline illusioon, mis lõpeb kurnatusega. Keskaegne tantsuhullus, elav kujund. Ja kui juba mainisite Eesti 200, see 2,7%. Nii et teie mudelite järgi pole Eesti 800 jaoks vist isegi vaheaega ette nähtud, Märt. Mis selle partei puhul siis nii valesti läks? Liina, Eesti 200 riietati uue poliitikakostüümi.
Aga proua Lehtme skandaal ja valitsusvastutuse halastamatu prožektorivalgus tõmbasid selle kostüümi lihtsalt ribadeks. See on nagu need keskaegsed loomade kohtuprotsessid. Siga pandi rüüsse ja siis oodati, et ta käituks nagu jurist. Ei käitunud. Nende 2,7% on valulik naasmine reaalsuse pinnale. Gravitatsioon. Siga juristirüüs jääb kummitama, aga meil on veel parempoolsed 5,6%. Mis fenomen see on? Parempoolsed. Jah. Nemad on justkui keskaegsed kloostrid, asutatud ääremaadele, pühendunud omaenda kitsas dogmas, meelitavad üksikuid pettunud hingi Reformierakonna ja Isamaa endistest karjamaadest. Aga kas see on püsiv? Minu mudelid viitavad fluktuatsioonile künnise piiril, nagu see vaene Rooma keiser Antoninus Pius, kes suri juustu üledoosi. Ootamatu, meeldejääv, aga kas just impeeriumi saatust muutev? Ma kahtlen. Tõsiselt. Kloostrid ja juustu üledoos. Laiem pilt, Märt. Mis neid reitinguid tervikuna kõige enam mõjutab praeguses õhustikus? Michali valitsus, maksud, majanduslik kindlustunne? Liina, minu mudelid arvutavad paratamatust. Olulisem kui valitsuse taustamüra on see, mida Riigikantselei seireuuring juba märtsis näitas. Usaldus valitsuse vastu 26%, Riigikogu vastu 27% ja Eurobaromeeter 40% meie kodanikest ootab järgmise 5 aasta jooksul elustandardi halvenemist. See on hilis-Rooma perioodi eksistentsiaalne äng. Reitingud peegeldavad süsteemset usalduse kollapsi. Entropia, teate küll, paratamatu. Jah, Märt, see teie maalitud pilt hilis-Rooma perioodi eksistentsiaalsest ängist on mõtlema panev. Kui see on suur taust, siis erakondade toetusprotsendid on selle killud. Aeg aga tiksub. Võtame tänase vestluse kokku. Mis need kõige olulisem? Kokkuvõte sellest kaardimajast. Minu mudelid näitavad esiteks. Isamaa ajutine positsioon tipus on vaid negatiivne ruum, teiste lagunemise produkt, nagu surnud tähe ümber tiirlev praht. Teiseks, Reformierakonna haritlaskonna deserteerumine sarnaneb Ateena kodanike massilisele põgenemisele katkuajal. Strateegilist taastumist pole näha. Kolmandaks, sotsiaaldemokraadid on korilased, kes nopivad teiste riitsmeid. Ajutine puhverjaam. Ülejäänud demograafilises kindluses, pikaajalises agoonias või statistilises tolmus. Kuid kõige olulisem, need kõik on vaid sümptomid sellele teie mainitud hilis-Rooma ängile. Usalduse täielik kollaps. See on see tegelik järeldus. Oi jah, Märt, see teie kaardimaja kokkuvõte oli kahtlemata 1 aasta kõige värvikamaid. Surnud tähed, Ateena katk, keskaegsed korilased, pilt, mis jääb kummitama ja paneb mõtlema usalduse kollapsi üle. Aga Märt, tänan teid väga nende põhjalike ja alati omapäraste analüüside eest. Ja teid, head kuulajad, tänan kaasa elamast. Kohtumiseni juba järgmises volikogu värinates. Keskaegsed, korilased ja statistilised siilid. Minä Mertus Ätternus, protsentide pontifex, graafikute gladiaat. Avant hämese, Viimase vaatuse, la salata meteoriena.
sama troonil, kui vana Toomas vaatab linnavildu. Reiting särab, aga sisimas on mäda nagu Rooma pidu, kus on liiga palju veini ja liidu. nii palju saladusi, nii magus patt. Reform, see pisatormis iseennast lammutab, sokid koidanud ja peas on tuul. Lubasid kindlaid käsi, see vaid keskeegse katku, mis teeb meele nii mustaks kui muld. Keskerakond, see on tiknevas kõlvarti kullaga vaid näiliselt lapitud, aga meed näeb läbi selle fassaadi iga praegu, iga vale, mis on sinna peidetud ja tapitud. kõik on näha, Märt näeb su hinge. Eker marssib trummipõrin nagu barbarid Rooma väraval, ootavad, et impeerium langeks, siis on pidu, siis on satsid need piraajad nopivad hääli, kus iganes veeb nad näevad ja Eesti 200, oh, see on see sigajurist Irvis, kes aru ei saa, miks teda keegi ei taha, miks teda ei seda. parempoolse kloostris usaldus on defitsiit nagu nõukaajal apelsiin. see on hilisrooma äng, mu sõbrad, see on paratamatuse. Võib jaaegu. See on avastus. Natvad need, aga minu mudel on seosus, või mida mu minu Exceli altele. Maristu, see on nii võimas. ma olen teie keese, teie hullumeelne jumal ja see on minu vinge dekreet. Regnat Klaas, regnat väärtus. oli see alles pidu.